Tere tulemast Point TV-ga Tartu linna peale, kuhu meie oleme tulnud Pentax Q fotoaparaadiga. Ja nagu mõni video tagasi lubasime, proovime sellega siis päriselus pilti teha. Pentax paneb Pentax Q-ga kaasa standardobjektiivi, millele on siia ette kirjutatud, et ta on vääristatud, et ta on 1,9 saavaga ja sisemise teravustamisega. Aga seda ei ole kirjutanud, mis mulle selle objektiivi juures kõige rohkem meeldib, on see tema äärmiselt kiire teravustamine. Ma võin pildistada ühte asja, pildistada teist asja, pildistada kolmandat asja täiesti mööda minnes. Teravustamine toimub igast kaugusest, igas olukorras vähem kui veerand sekundiga. Aga Pentax Q võlu on ikkagi see, et on vahetatavad objektiivi kaamera, mis tähendab seda, et kui sellest fiksobjektiivist jääb väheks, siis ma saan ette panna teleobjektiivi, mis oli mul kaasas kusagil siin. Nii, see ongi olemas. Teleobjektiivi panin mina praegu ette, et pildistada Rautondi kohvikut ja valida skadreeringuks sellise koha, kus eest plaanil oleks need lehekünkad, külje peal oleks värvilised oksad, mis jääks siis minu kadreeringut ilusti piirama. Lisaks sellele on mul siin ees selline tore ratas, millega ma saan valida seda, mida ma tahan. Aga praegu mina tahan valida formaati ja tahan ruuduformaati. Ja kolmandaks on see objektiiv siis manuaalfookusega. Ja selleks teravustamiseks vajutame keskel korraks OK-nuppu, teravus paika ja kumba puud ma tahan kaardisse, seda puud või ma võtan selle puu. Nii, ongi pilt olemas. Ei ole kaamerat, on kaamera, ei ole kaamerat. Okei, mu käed vist ei ole kõige paremad stabilisaatorid. Pentax Q on täiskomplekt käsitsi juhtimisvõimalusel nagu igal peegelkaameralgi. On manuaalrežiimis, saab panna käsitsi sellise ISO nagu tahad ja sellise särja nagu tahad, et pildistada kiireid pilti näiteks lehtedes hullavatest lastest, keda meil siin praegu ei ole. Lauri, viske lehti. Jee! Väga äge pilt. Ma ei tea, kas ma juba mainisin seda, kui väga mulle meeldib, et Pentax Q nii väikene on, aga see mulle meeldib tema juures vast isegi kõige rohkem. Mõnda aega tagasi tegi Ardo video Tamroni 10–24 mm objektiivist, millega tahtis näidata, et kogu Jaani kirik mahub tervenisti ühe pildi peale. Aga mul mahub ka. Pentax Q on selle jaoks olemas kalasilma objektiiv, mis on ongi see. Ardo sai tõesti kogu selle kiriku pildile. Aga mina usun, et mina oma kalasilma objektiiviga saan ta isegi lähemalt tervenisti pildi peale. Võib-olla siit samast. Samamoodi on see manuaalfookus objektiiv, aga fookustamine on lihtne, sellepärast, et saab lähedale suurendada. Ja ei mahugi siit. Ma võtan ühe sammu siis tagasi, aga rohkem küll ei luba endale. Pentax Q kalasilmaga ma saan teha presidendi autost pilti niimoodi, et presidendi turvamehed selles autos, mis sinu selja taga, Lauri, on, ei näegi.
Pentax on Pentax Q'le pannud terve hunniku erinevaid digitaalseid pilte, millega saab saavutada igasuguseid eriefekte ja kõik need eriefektid saab panna selle sama trapt alla, et neid saaks väga kiiresti valida. Punkti all siis ei ole efekti ja numbrite all on 4 erinevat efekti. Kui Pentax Q välja tuli, siis oli väga palju norimist tema väikese sensori kallal. Väike sensor on nagu kompaktkaameratel. Aga siinkohal tuleks öelda, et Pentax Q ei olegi tegelikult hübriidkaamera, vaid ta ongi vahetatavate objektiividega kompaktkaamera. Ja selles klassis on ta täiesti unikaalne. See tähendab seda, et ta ei võistle mitte ühegi hübriidiga. See, kes tahab Pentax Q'd, see tahab Pentax Q'd, mitte hübriidi.